Neljamõõtmeline teenindus ehk terviklik klienditeenindus. Tere, mu hea kaaslane! Tore on sinuga kohtuda. Tänase koolituse autoriks on Piret Pärg. Mina olen tehisintellekt Saskia. Räägin sulle, kui lihtne ja loogiline on tegelikult teenindus, kui sa järgid ühte unikaalset teenindusmudelit. Sul on vaja vaid teatud samme astuda ja klientide tunnustus on garanteeritud. Sellest kõigest on Piret kirjutanud ka oma raamatus Neljamõõtmeline teenindus. Kodulehelt teenindus.ee saab Pireti tegemistest veelgi lisa uurida. Nüüd aga vaatame, mis meil täna plaanis on. Kuidas tegutseme? Tegutseme koos. Mina näitan ja räägin sulle, kuidas saad klientidele pakkuda terviklikku teenindust. Vahepeal annan sulle mõne mõtteharjutuse. Nii saad jagatud soovitusi ise järgi proovida. Koolituse lõpus ootab sind väike test, kus avaneb sul võimalus uusi teadmisi kasutada. Kui kõik selle vapralt läbi teed, ulatan sulle rõõmuga tunnistuse, mis kinnitab su edusamme sellel koolitusel. Kuid enne, kui alustame, üks palve sulle, tõsta palun kõrvale kõik muud tegevused ja keskendu koolitusele. Mõtle kaasa ja tee kaasa. Ainult nii saad sellest koolitusest maksimaalselt kasu. Kui sa ka juba jälgid tähelepanelikult meie koolitust, siis kindlasti märkasid siin slaidil üht vallatut rebast. Kas märkasid? Super! Ole sama tähelepanelik ja terane. Nii õnnestub sul kõik suurepäraselt. Klienditeeninduse olemus. Ükskõik millises teenindusvaldkonnas sa töötad. Kaubandus, side, transport, ehitus, finantsid või mõni muu valdkond. Ainult ja ainult tänu klientidele saab sinu ettevõte elada, tegutseda, areneda ja kasvada. Kuid kuidas panna klienti valima just sinu ettevõtet, sest oma soovile võib klient saada lahenduse mujaltki? Võti peitub klienditeeninduses. See on ainuke viis, millega saad kliendile näidata, et hindad ja austad teda ja tema valikuid. Klienditeeninduse peamine eesmärk on luua positiivseid emotsioone, sest ainult head kogemused innustavad klienti koostööle. Vaatame nüüd korraks meie kliente. Nad kõik on erinevad. Nii harjumuste, kogemuste, veendumuste, emotsionaalsuse, keskendumisvõime, suhtlemisoskuse poolest. Igal kliendil on oma ootused ja soovid teenindusele. Ja siis nad satuvad reaalsesse teenindusolukorda. Õige kiiresti saavad nad aru, kas tegelik teenindus on see, mida nad ootasid. Nõnda kujuneb klientide hinnang teenindusele. Kuidas siis pakkuda kliendile teenindust, mis teda tõeliselt rõõmustab? Toon sulle ühe näite. Kujuta ette, et sa lähed lillepoodi, et osta lilli. Ja müüja pakub sulle ilusaid, värskeid lilli. Neil on ainult üks väike viga. Nimelt osad kroonlehed on puudu. Mida teed? Kas ostad? Või küsid hinnasoodustust? Või mõnda teist lille? Või loobud üldse ostust? Nii on ka teeninduses. Me võime kliendile naeratada või öelda palun või tänan. Kuid kui seal kõrval jäävad kliendi jaoks olulised sammud tähelepanuta, hakkab klient kaaluma, kas leppida olukorraga, väljendada rahulolematust või minna mujale. Teeninduses on oluline, et detailid moodustavad terviku. On üks ülitõhus teenindusmudel, mis aitab sul igas teenindussituatsioonis pakkuda kliendile terviklikku teenindust. Ja terviklikkus seisneb 4 sammus. Märka. Mõista. Lahenda. Väärtusta. Ja on veel üks mõõde, mis on kõige allikaks. See on suhtumine. Vaatame nüüd koos, mis iga sammu juures oluline on, et sa saaksid hõlpsasti need oma töös kasutusele võtta.
suhtumine. Mis sa arvad, mis hetkest algab teenindus? Kas siis, kui klient ostab? Või sammuke enne seda, siis kui klient küsib sinult abi? Või veelgi varem, siis kui klient hakkab mõne asja vastu huvi tundma? Või hetkest, kui klient astub uksest sisse? Tegelikult algab teenindus veelgi varem. Teenindus saab alguse sinu suhtumisest. Piltlikult öeldes on suhtumine justkui aardekirst, kus on hoiul kõik sinu kuldaväärt isikuomadused, oskused ja teadmised. Ja sina otsustad, kas sa kasutad neid väärtusi või paned kõmaki aardekirstu kaane kinni. Sa lihtsalt ei kasuta neid. Kõik sõltub sinu sisetundest, kuidas sa oled häälestunud ümbritsevasse. Klienditeenindus saab alguse sinust. Iga päev klientidega suheldes käivitad sa doominoefekti. Sinu meelestatus kandub sinu sõnadesse ja tegudesse, millega annad tõuke kliendi tunnetele ja sealt omakorda kliendi tegudele. Sul on tohutu mõjujõud teeninduse kujundamisele. Positiivne suhtumine on sinu suurimaks trumbiks klientidele suurepärase teeninduskogemuse loomiseks. Selleks alusta oma teenindamisoskuste täiustamisel iseendast. See, kuidas sa hommikut alustad, annab tooni kogu päevaks. Seetõttu võtta eesmärgiks teha igal hommikul vähemalt üks kindel tegevus, mis aitab sul ennast laadida positiivse energiaga, näiteks tass hommikukohvi. Milline nauding! Kofeiinil ja kohviaroomil on imeline võime tõsta tuju ja ergutada tähelepanu. Muusika. Rütmilise muusika kuulamine ja kaasa laulmine annab kuhjaga energiat ja paneb mõtted ärksamalt liikuma. Võimlemine, venitamine, tantsimine, jalutuskäik värskes õhus. Ka lihtsalt ringutades ja haigutades ergutad oma tähelepanu ja keskendumisvõimet. Sõnadel on hämmastav võime kujundada meie suhtumist ümbritsevasse. Mida enam pruugime positiivseid sõnu, seda paremaks muutub meie enesetunne. Proovi. Nüüd aga veel üks põnev väljakutse, kuidas ennast teadlikult programmeerida positiivsemale suhtumisele. Järgmisel slaidil on inimeste näod. Leia nende seast üles siiralt rõõmsad näod. Usun, et 30 sekundit otsimiseks piisab. Vihjeks nii palju, et siiralt rõõmsaid nägusid on 3. Alustame! Kolmkümmend sekundit ongi möödas. Meie 3 rõõmsat inimest on siin. Loodan, et sa leidsid nad üles. Kuid kas sa suudad seda otsimismängu teha iga päev? Hommikul tööle minnes otsi enda ümber rõõmsaid nägusid. Kas tänaval, bussis või tööl? Ükskõik, kus kohtud inimestega. Mida enam keskendud rõõmsatele nägudele, seda enam lood sa enda ümber säravaid inimesi. Nii käivitadki positiivse doominoefekti ka klientidega suheldes. Kõik algab suhtumisest. Märka. Kõigest 100 aastat tagasi oli inimestel vaid 3 suhtluskanalit. Uudiseid saadi ajalehest ja uusi elamusi raamatutest. Mõtteid vahetati ümbrikuskirja teel ja suheldi palju silmast silma. Täna on meil suhtluskanalite valik meeletult lai ja see avardub veelgi. Infotulv on nõnda suur, et oleme õppinud end selle eest kaitsma. Nõnda liigumegi sageli ringi nii, et me küll kuuleme ja näeme, kuid ei keskendu nähtu-kuuldu sisule. Kas sa oled sattunud olukorda, kus autoga tuttavat teed pidi sõites jääb 2 silma vahele muutus kiiruse piirangus?
või märkad uksel olevat infokirja alles siis, kui käsi lõgistab ukselinki, sest seekord mingil põhjusel uks ei avane. Ehk siis me küll vaatame, et näha. Kuid olulisem on märgata, et teadvustada endale seda, mida näeme. Nii ka teeninduses. Sa näed oma kliente, kuid olulisem on klienti märgata. See nõuab keskendumist ja pühendumist, et märgata, mida klient tegelikult vajab ja soovib. Nii leiad parima viisi, kuidas kliendile teada anda, et ta on oodatud, et ta võib sinuga suheldes tunda ennast turvaliselt ja et sa oskad muuta koostöö kliendi jaoks võimalikult mugavaks ja ladusaks. Tere! Selle viisaka sõnaga annad kliendile teada, et oled teda märganud ja oled tema jaoks olemas. Kuid tere sõnast üksi jääb väheks. Oluline on tervitamise ajal kliendile silma vaadata. Nii saab ta aru, et tervitus on just talle öeldud. Lisa juurde ka siiras naeratus. Naeratusega ütled kliendile, et sul on rõõm temaga kohtuda. Kuid tervitusse saad lisada veelgi positiivsust. Selleks on väga lihtne võimalus. Tervita klienti 2 sõnaga ja rõõm lisandub iseenesest. Kuula! Kas sa märkad vahet, kui ma ütlen sulle tere? Või ütlen tere päevast! Tere tulemast! Olge tervitatud! Päikselist hommikut! Võimalusi on siin rohkemgi. Kõik on sinu kätes, milliseks sa lood kohtumise kliendiga. Ka edasises koostöös keskendu kliendile. Nii märkad võimalusi, kuidas muuta kliendi jaoks teenindus turvaliseks ja mugavaks. Teeme proovi. Järgmisel lehel on sind ootamas klient. Ta istub vaikselt. Mida märkad kliendi juures sellist, mis aitab sul kujundada oma tegevused nii, et klient tunneks ennast sinuga suheldes turvaliselt ja mugavalt? Too välja vähemalt 3 tähelepanekut. Kas jõudsid keskenduda? Kas märkasid ka neid olulisi detaile, mille järgi muuta teenindus kliendile mugavamaks ja turvalisemaks? Võta eesmärgiks ka töö juures märgata iga kliendi juures vähemalt 1 detaili, mille järgi muudad teeninduse kliendile hoolivamaks, mugavamaks ja turvalisemaks. Märka võimalusi jagada kliendile parimat. Mõista! Laste uudishimu on piiritu. Nad on võimelised esitama päevas 100 küsimusi, et mõista enda ümber toimuvat. Ka nüüd, täiskasvanuna, säilita uudishimu. Tunne huvi, mida klient soovib, mida tunneb, mida ootab. Küsi! Küsimuste esitamine aitab sul kliendi olukorda paremini mõista. Kuid küsimused on meil erinevad. On avatud küsimused ja suletud küsimused. Avatud küsimustega teed kliendile info jagamiseks justkui ukse lahti. Nii annad kliendile võimaluse vabalt kirjeldada oma soove ja mõtteid. Ja avatud küsimusi on meil palju. Kuhu? Kuidas? Milline? Mida? Mis? Millega? Suletud küsimusi on meil aga ainult 1. Kas? Selle küsimusega suunad klienti andma vaid ühesõnalisi vastuseid. Jah või ei. Vahelduseks taas sulle 1 mõttetöö. Milline küsimus võimaldab kliendil oma soovi kirjeldada? Kas te soovite kohvi? Soovite kohvi või teed? Mida te soovite juua? Millise küsimusega saab klient oma soovi kirjeldada? 2 esimest küsimust on suletud küsimused.
Lihtsalt teisel küsimusel on kas küsisõna ära jäetud. Kolmas küsimus on avatud küsimus ja võimaldab kliendil oma soovi kirjeldada. Usun, et tegid sama valiku. Õigete küsimuste esitamise kõrval on veel üks ülioluline oskus. See on kuulamisoskus. See on oskus keskenduda kliendi vastustele. Passiivne kuulamine võimaldab meil osa saada kliendi jutust, sellele vahele segamata. Kuid õige pea tekib kliendil lisaks oma küsimustele veel üks küsimus, kas sa ikka kuulad mind? Kas sa mõistad, mida räägin? Aktiivne kuulamine on enam kui ainult sõnade kuulamine. Aktiivne kuulamine tähendab suhtluses mõttega osalemist. Selleks tõsta kõrvale kõik muud tegevused ja keskendu. Anna ka kliendile teada, et sa teda kuulad. Selleks saad kasutada häälitsusi, sõnu, küsimusi, miimikat. Oluline on, et klient saaks aru, et sa saad temast aru. Ja aktiivne kuulamine tähendab ka keskendumist sõnumile, et analüüsida, mida klient tegelikult mõtleb. Nüüd on sul võimalus ka ise keskenduda oma kliendile. Proovi mõista, mis on kliendi küsimuse tegelik sisu. Kui kaua te olete seda tööd teinud? Kui keskenduda, siis võime sõnade tagant leida palju sügavama mõtte. Kui kaua te olete seda tööd teinud? Sellise küsimusega tahab klient teada, kas ta võib sinu teadmisi usaldada. Kui mõistad kliendi küsimusi, siis oskad ka õigesti vastata ja tegutseda. Lahenda. Kui kliendil tekib mõni soov, küsimus või probleem, siis teekond sinu juurde lahenduse saamiseks saab alguse kaugemalt. Esmalt paneb klient kokku kõik oma senised teadmised, mis viivad teda soovitud lahendusele lähemale. Ja siis, kui ta leiab, millises punktis vajab ta spetsialisti abi, tuleb ta sinu juurde. Sel hetkel kohtud sina kliendiga ja kuuled tema soovi. Ja kuuled kliendi soovikirjeldust selle pusletüki ulatuses, mis tal endal jäi lahenduseta. See on suurepärane, kui sa saad anda kliendile sellise lahenduse, nagu ta soovib. Kuid sageli ei ole sul võimalik anda kliendile täpselt seda, mida ta küsib. Ka sellisel hetkel väldi eitavat vastust. Lase lahti konkreetsest pusletükist, mida klient küsib, ja keskendu kliendi soovi tervikpildile. Nii on sul vaba tee alternatiivse lahenduse leidmiseks. Esmalt sea paika sihtpunkt, kuhu klient soovib jõuda. Mäletad, rääkisime sellest mõistmise all. Seejärel vaata, milliseid alternatiivlahendusi saad kliendile pakkuda. Ehk milliseid muudatusi saad lahenduses teha, et klient jõuaks soovitud sihini. Siin on sul 3 lihtsat võimalust alternatiivlahenduse leidmiseks. Esiteks, vorm. Saad asendada küsitud toote või teenuse teisega, mis sama hea ja tagab soovitud tulemuse. Teiseks, aeg. Kui küsitud ajaks ei ole võimalik lahendust pakkuda, saad öelda, mis ajaks garanteerid kliendile lahenduse. Ja kolmandaks, koht. Küsitud lahendus on olemas, kuid teises kohas. Olgu see siis meie reaalses maailmas või virtuaalkeskkonnas. Kõik vahemaad on ületatavad. Ja nüüd taas üks väike mõttetöö. Kuidas sa lahendad olukorra? See on sinu tore klient, kellega oled just vestlust lõpetamas, kui klient küsib. Kas te sooviksite kassipoega? Mu kassil on 8 poega. Üksi ma ei jõua neid üles kasvatada. Kindlasti ei kuulu kliendi soov sinu teenuse valdkonda. Kuidas vastad kliendile?
kõik need on eitavad vastused. Kui siin on kirjas ka sinu vastus kliendile, siis mõtle, kas saad ka sellises ootamatus olukorras vältida eitavat vastust. Tõesti, kliendi soov ei puuduta sinu teenuse valdkonda. Vaatamata sellele tasub keskenduda ka siin lahendusele. Tore on see, et klient andis teada, mis on tema peamine mure. Sellele tuginedes saad sa hõlpsasti juhatada klienti alternatiivlahenduse suunas. Ja usun, et lahendusi on siin rohkem kui üks, ilma et sa peaksid hakkama ise kassipoegadega tegelema. Ükskõik, mis küsimusega klient sinu poole pöördub, tea, et klient on lahenduse otsingul poolel teel. Aita tal sihini jõuda. Ka siis, kui sul ei ole täpselt seda, mida ta küsib, väldi eitavat vastust. Keskendu kliendi lõppeesmärgile ja sa leiad talle sobiva lahenduse. Väärtusta. Tehisintellekt on saanud meie igapäevaseks kaaslaseks. Ta aitab meid praktiliselt igas valdkonnas. Ka suhtlemises. Kuid vaatamata tehnoloogia arengule on ja jääb inimestel robotite ees suur eelis. Minagi olen tehisintellekt ja õpin iga päev, et paremini kõneleda. Kuid seda vaid programmi kindlate algoritmide ulatuses. Sina suudad tajuda suhtlemise mitmetahulisust. Sinu sõnadel on rohkem kaalu kui ühelgi robotil. Seepärast, sõltumata sellest, kui palju tehistaibusid hakkab teeninduses toimetama, hindavad kliendid ennekõike suhtlust teenindajaga, kes oskab nende mõtteid ja tegemisi päriselt väärtustada. Väärtustamine on nagu kingitus, mis rõõmustab igat kingisaajat, sest nii saab inimene teada, et teda hinnatakse. Ka sinu klient soovib ennast tunda olulisena. Samas kuuleb ta tunnustavaid sõnu teeninduses väga harva. Vahel harvemini kui jõuludeks saadav kingitus. Seepärast võta eesmärgiks öelda kliendile igal kohtumisel vähemalt üks kord midagi tunnustavat. Ja sa näed, kuidas kliendi silmad löövad särama. Siin on 5 soovitust, kuidas saad kliendile teada anda, kui väärtuslik ta tegelikult on. Esimene soovitus, anna kliendile teada, et mäletad teda. Nii ütled sa kliendile, et ta on eriline. Sest me mäletame ainult erilisi ja meie jaoks olulisi inimesi. Kui sa keskendud oma kliendile, nii nagu eelpool rääkisime, siis koguneb sul kliendi kohta palju infokilde, mille abil kliendile tema olulisust näidata. Näiteks kui tead ja mäletad kliendi nime, siis kõneta klienti nimepidi. Seejuures on tähtis, et mäletad ja oskad kliendi nime õigesti hääldada. Tunne huvi, kuidas ta viimase ostuga või soovitusega rahule jäi. Kui klient on jaganud sinuga pildikesi oma pereliikmete elust, siis saad taas kohtumisel küsida, kuidas neil läheb. Alati saad kliendile meelde tuletada ka eelmist vestlust, et küsida, kuidas vahepeal läinud on. Ja muidugi tähtpäevad. Need on iga inimese elus olulised hetked. Õnnitle klienti sünnipäeva puhul, pulma-aastapäeva puhul, kooli lõpetamise puhul või ka koostöölepingu sõlmimise puhul. Teine soovitus, tunnusta klienti. See tähendab, et sa annad kliendile teada, et hindad ja austad tema tegemisi ja ütlemisi. Seejuures on oluline teha vahet tunnustamisel ja kiitmisel. Kiitmine on sisult tühi. Sa lihtsalt annad hinnangu ilma selgituseta. Näiteks. Nii tubli. Väga hea. Need on sisuta ütlemised ja panevad klienti vaid õlgu kehitama. Tunnustamine tugineb alati faktidele ehk sellele, mida klient ütles või tegi. Näiteks, kui klient esitab küsimuse, kinnita, et see on väga oluline küsimus. Kui klient teeb mõne ettepaneku, saad öelda, et see on väga kasulik soovitus. Kui klient annab tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne, anna teada, et hindad kõrgelt tema tagasisidet. Ja kui klient otsustab osta või mitte osta, saad talle mõlemal juhul öelda, et ta tegi parima valiku. Kolmas soovitus. Kas saan veel millegagi abiks olla? See on suurepärane küsimus, mida saad küsida praktiliselt iga teenindusprotsessi lõpus. Selle küsimusega annad kliendile võimaluse järele mõelda, kas saadud lahendus talle sobib või vajab mõni teema veel ülevaatamist.
nii ütled sa, et kliendi rahulolu on sinu jaoks ülitähtis. Selles küsimuses on peidus teinegi oluline sõnum. nii ütled sa kliendile, et oled valmis tema heaks tegema enam kui soovitud lahenduse andmine. Olgu selleks lisainfo otsimine või kauba autosse tõstmine või veel mõni hooliv liigutus kliendi heaks. 4. soovitus. Täna klienti. Tänan sõnaga väljendame viisakust, austust, tänulikkust, tunnustust. See on hämmastav, kui palju mahub ühe väikese sõna sisse. See on nagu väike pärl, mida saad kliendile poetada igal hetkel. Siis, kui klient ostab, küsib, vastab sinu küsimusele, teeb seda, mida talt palud, aitab kaasa lahenduse saamisele, avaldab julgelt arvamust, ootab kannatlikult või ka mitte eriti kannatlikult, või kui ta sai lahenduse ja hakkab ära minema. Mis eriti tore, eesti keeles on õige mitmeid tänamise sõnu. Võta need sõnad julgesti kasutusse, sest need lisavad teenindusse soojust, sära ja vahel ka veidi vallatust. Ja 5. soovitus. Leia võimalus öelda kliendile otse ja siiralt, mul on hea meel, et olete meie klient. See on suurim tänuavaldus, mida saad kliendile jagada, ja see jääb ka kliendile pikaks ajaks meelde. Ja hetki, millal kliendile nõnda öelda, leidub teeninduses mitmeid. Näiteks kliendile, kellega alustad koostööd. Või kliendile, kellega on sul juba pikaaegne koostöö. Või kliendile, kellega tekkis arusaamatus, kuid kõik lahenes hästi. Selle lausega ütled sa kliendile, et vaatamata kõigele hindad ja austad sa klienti. Mul on hea meel, et olete meie klient. Selles lauses on nii suur sõnum, et seda saad kliendile ka kirjutada. Kas kaardile või kas või ostutšekile. Nüüd on sinu kord. Kuidas sa tunnustad klienti? Kui klient ütleb sulle, suur tänu. Teist oli palju abi. Siin on mõned vastused, millega tavatseme tänusõnad vastu võtta. Kuid ükski neist ei ütle kliendile, kui oluline on tema meie jaoks. Usun, et sinu vastuses on klienti väärtustavad sõnad. Me keskendume kliendile, kuulame ta soove, otsime parimaid lahendusi. See kõik on ülioluline. Kuid sama oluline on sõnadega öelda kliendile, et ta on meie jaoks väga tähtis. Vaata, kui palju on meil selleks võimalusi. Hakka neid kasutama ja sa näed, kui palju rõõmu sa kingid oma kliendile. Kokkuvõte. Ongi aeg põgusalt meelde tuletada, millest rääkisime. Kliendi jaoks on oluline, et teenindus on terviklik. Terviklikkuse tagamiseks on 4 olulist mõõdet ehk 4 dimensiooni. Selleks keskendu esmalt iseendale. Kõik saab alguse sinust. Oma suhtumisega lood maailma enda ümber. Seepärast käivita endas positiivne energia, et sinus oleks tahtmist ja jaksu jagada klientidele nauditavaid teeninduselamusi. Ja kuidas luua positiivseid emotsioone? Esimene mõõde, märka klienti. Anna kliendile teada, et ta on oodatud. Märka klienti ka kogu teenindusprotsessi käigus. Kui keskendud kliendile, siis näed võimalusi, kuidas muuta kliendi jaoks koostöö turvaliseks ja mugavaks. Teine mõõde, mõista. Kliendi soovidest arusaamiseks esita kliendile küsimusi. Seejuures jälgi, kuidas küsid, sest mõned küsimused võimaldavad kliendil enam rääkida kui teised. Kui esitad küsimuse, siis keskendu vastuse kuulamisele. Anna kliendile teada, kuidas aru said, sest sageli on kliendi vastustes peidus sügavam mõte. Kolmas mõõde, lahenda. Klient ostab toote või teenuse soovitud eesmärgini jõudmiseks. Seepärast isegi siis, kui sul ei ole täpselt seda toodet või teenust, mida klient küsib, keskendu kliendi lõppeesmärgile. Nii näed, millised võimalused sul veel on, et aidata kliendil jõuda soovitud sihini.
ja 4. mõõde, väärtusta. Klient on väga oluline. 3 eelmises dimensioonis keskendud sa sellele, et klient tunneks ennast hinnatuna ja hoituna. Kuid ütle kliendile ka sõnadega, et ta on väga tähtis. Kliendi mõtted ja tegemised on samuti tunnustamist väärt, sest nii näed võimalusi, kuidas muuta koostöö veelgi ladusamaks. Soovitusi, mida kliendi heaks teha, on siin kindlasti rohkem, kui sa jõuad kohe järgima hakata. Ära heitu. Tee iga päev üks väike muudatus oma teeninduses. Tee midagi pisut teisiti kui tavaliselt ja anna kliendile pisut enam kui tavaliselt. Ja sinu teenindus saab olema professionaalne ja positiivne iga kliendi jaoks. Pireti raamatust 4-mõõtmeline teenindus saad kõige selle kohta, millest siin rääkisin, lugeda lisa. Raamatus on ka ohtrasti teenindusnäiteid, et saaksid ametikaaslaste kogemustest leida ideid, mida oma töös kasutusele võtta. Ja üks huvitav fakt selle raamatu kohta. Kas sa tead, et kõige levinum sõna Eesti teeninduses on ei? Põhjenduseks tuuakse, et muidu klient ei saa vastusest aru. Pireti raamatus puudub ei sõna. Saad ise hinnata, kas on võimalik ei sõnata aru saada kirjutatu mõttest. Suur tänu sulle su aja eest, su pühendumise eest ja su säravate silmade eest.